Eesti rahvas oli õhinal ootamas uut videot kohalike omavalitsuste valimistest. Kui tsükkel oli kadunud, ei leidunud pinnapealset analüüsi ega ka matslikult sisse raiutud Kreisi raadioklippe. Palun vabandust, ma kirjutasin magistritööd. Uurisin ja puurisin Eesti poliitkommunikatsiooni, et teha selgeks, kuidas Isamaa võitis valimised ja kuidas sotsid kaotasid. See samune töö teenis mulle magistrikraadi üsna okei hindaga, kui ma võin neid veidikene kiita, nii et ehk sobib teilegi siin jagada. Siin on tsükkel. Vaatame korra, kuidas valimised välja kukkusid. Nüüd isegi, kui Isamaa tegi rekordilise valimistulemuse, said nad ikkagi pool võileiba. Aga võime olema õnnelikud, et meil on Tartus nii usaldusväärsed poliitikud nagu Kris Kärner. Oota, see vend on Riigikogus 1,5 aasta pärast või? Ja Sandra Laur. Ja Tallinnas lõpuks on selgunud linnapea. Peeter Raudsepp tuleb päris elust, mis tähendab, et on juhtinud ettevõtet. Kõik teavad, et linnajuhtimine on täpselt sama nagu ettevõtlus. Suurenda tulusid, vähenda kulusid. Ükskõik mille arvelt. Eriti hea, kui kannatajad on töölisklass. Peeter Raudseppale meeldib väga Tallinna autostumine, aga ma ei leidnud mitte midagi muud, mille poolt ta päriselt oleks. Aga kas see tõesti tähendab, et 40% meie kaasmaalasest toetavad EKRE ja Isamaa vaateid? Mina nii ei arvanud ja sama ideed kiritab ka Ossinovski. Niisiis peale Reformierakonna katastroofilise läbikukkumise, mis mõjutab Eesti valijaid? Ja kuidas suutsid erakonnad nagu EKRE paarast tagasi ja Isamaa praegu teha niivõrd tõsise toetuskonna endale? Üks võimalik vastus, kallid vaatajad, on tihtalt sõimutud populismi, tehnokraatluse ja eliitlusega. Sõna populism loobitakse ringi igal pool, kuid mida see päriselt tähendab? See on õhuke ideoloogia, mis käsitleb ühiskonda 2 vastandlikuks rühmaks jaotunena. Puhasrahvas versus korrumpeerunud eliit ning väidab, et poliitika peaks olema rahva üldtahte väljendus. Nüüd võttes EKRE näiteks, siis nende programm näitab, et eliit ei pea olema eliit, vaid ka vähemusgrupp nagu kväärinimene või immigrant. Aga mis teeb populismi eriti toredaks on see, et see ei pea olema kooskõlas reaalsusega, nagu on sulaselgelt näha Ameerikas. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than 1 day. I know exactly what to say to each of them. I got along very well with them. It's not for me to negotiate a deal for Ukraine, but I can certainly set the table to negotiate the deal, and I've solved 6 wars in 6 months when you think about it. Aga tehnokraatlus? See on valitsemisviis, kus nii-öelda eksperdid teevad otsuseid ilma selle otsuse imidžile mõtlemata. Kommunikeerides neid otsuseid läbi keeruliste, pikkade, ülidetailsete vormide. Kujuta ette Kristen Michali ütlemas ükskõik mida, et saada autentne kogemus. Milline see disain detailides saab olema, saab ta kirjeldada, aga vähemalt koalitsiooni kõnelustel me arutasime, et need toetused, mis on täna tulumaksuvabad ja on seaduses välja toodud või oma kodu müümine, ei läheks selle 2% laia tulumaksu alla. Aga et kellelegi tekiks mingeid ootusi, siis Rahandusministeerium paneb selle pildi kokku ja veel kord, ma arvan, ju kõik mõistavad, et see on sõnumplaan 3 aastaks, me nüüd paneme detailid kokku, me debateerime ja loomulikult ma mõistan, et ega see on keeruline kõigile. Keda valib kodanik ja kas ta üldse valima tuleb, saab ennustada läbi kongruentsi. Minu uurimuses on see defineeritud kui valija prioriteetide ja erakonna prioriteetide kooskõla. Tõstes kongruentsi, tõsted sa tõenäosust, et valija tuleb valima ja ka valib sind. Kui kongruents on liiga madal, siis tihtipeale jäetakse valimata. Seda on ka näha KOV-i valimistulemustest. Lihtne. Aga lugeda kokku, kui mitu korda ma ütlesin erinevas käändes valimised, keeruline. Aga milline näeb siis see kongruents välja Isamaa valijate seas ja sotside valijate seas? Ja mis seda kongruentsi mõjutab? Kuidas me seda tõstame? Et jõuda nende vastusteni, ma korraldasin 3 analüüsi. Esmalt ma kodeerisin erakondade põhiprogrammid, et leida nende populismiprotsent ja ka nende prioriteedid. Siis analüüsisin Euroopa sotsiaalküsimustikku ja 3. konstrueerisin oma enda küsitluse, et saada teada, millised on eestlaste hoiakud ja nende prioriteedid. Polnud üllatus, et EKRE ja Isamaa viimatine KOV-i programm oli palju rohkem populistlik, kui seda oli sotside programm. Aga huvitav oli see, et Isamaa
2019 aasta programm oli poole vähem populistlik, samal ajal kui nende toetus oli veel minimaalne. Nüüd asjade koos esinemine ei tähenda, et üks põhjustab teist, aga võib-olla on asjas iva. Äkki on abiks, kui sa hirmutad Eesti rahvast suveräänsuse kaotamisega, samal ajal kui sa oled KOV-il ja sinu ainus suurim saavutus on see, et sa võtsid Viljandis Ukraina lipu maha. EKRE loodab Riigikogus praegu eemaldada muud ideoloogilised lipud, nii et kahjuks meie armas sinimustvalge ka saab lõpu. Lõppude lõpuks elada normaalset elu, eks ole. Nimetage seda Eesti Vabariigiks või nimetage seda mingiks Eestimaa kubermanguks või millekski muuks, eks ole. Kes iganes tagab inimestele võimaluse siin normaalselt elada, selle poole inimesed soiavad, eks. Et see ei saa nagu lõputult ka mingi emotsionaalse argumendiga, et meil peab siin tornis olema sinimustvalge, eks ole. Mis siis, et selle sinimustvalge all sa tegeled nagu inimeste ahistamise ja kiusamise. Aga jõudes peamise punktini, samamoodi nagu seda oli populism, on EKRE ja Isamaa valijate kongruents suurem kui seda on sotsidel. Ehk need populistid kulutavad rohkem aega teemadel, mis inimestele korda lähevad. Pole vahet, kas need teemad on KOV-il relevantsed või mitte. Aga populism pole iseenesest halb. Need on lihtsad loosungid, mis lähevad inimestele korda, need lahendavad probleemi ja tihtipeale tekitavad tunde, et keegi teine on süüdi. Nüüd ma kindlasti ei taha väita seda, et praegune valitsus pole süüdi selles, et Eesti inimestel läheb halvemini, aga ma ei usu, et EKRE ja Isamaa on need, kes seda tulevad nii-öelda pääsma siin. Mis sest, et tegelik probleem on meie iganenud maksusüsteem, mis ei ole küll KOV-i teema, aga selle pealt inimesed hääletavad, mis jätab kõige vähem ruumi hingata neile, kellel on kõige rohkem abi vaja nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt. Seda on sulaselgelt näha selles, kuidas toidukaupade madalamat maksustamist ei võeta kõne allagi. Veebikasiinod naudivad 0% tulumaksu. Aga siis ma veidikene kratsisin kukalt ja mõtlesin, et kindlasti peab see olema nii, et need, kellel on kõrgharidus ja kes on ise huvitatud poliitikast, neil peaks olema kõrgem kongruents. Aga sellist suhet mina ei leidnud. Need andmed annavad ikkagi suuna, kuhu vaadata. Kui kõrgharidusega poliitikuhuvilistel sotsidel on madal kongruents, siis see võiks anda märku sellest A. Segmenteerimine hariduse ja huvi põhjalt on ülehinnatud ja rõhk peaks olema ikkagi kõige lihtsamini arusaadaval sõnumil. Või B. Sotsid on halvadest valikutest parim, sest et meil on 7 parempoolset erakonda, siis on Eesti 200 ja siis on, ma ei tea, veidikene vasakpoolsed sotsid. Kui vasakliit paneks kandidaadi välja, siis need valijad läheks näiteks üle. Aga mida siis teha? Kuidas saaksid sotsid / muud tahtjad 2027 valimistulemusi parandada? Olgugi, et nad on ise öeldud antipopulistid, siis ma ei näe, mis viga oleks, kui nad rakendaksid õhukest populismi, mis keskendub rahva muredele ja hüvedele, vastandudes eliidiga ilma, et see eemaldaks vaenulikust vähemusrühmade tagakiusamist. Selle asemelt rääkida, kuidas igaüks loeb ja promoda abstraktseid kontseptsioone nagu parem eluruum ja et me peame mõistlikuks pandeemiaaegse kõrgendatud laenupiirangu pikendamist 2030. aastani, peame me rääkima asjadest konkreetselt, lihtsalt ja arusaadavalt, rahvameelse suunitlusega. Mida lihtsam su kommunikatsioon, seda paremini saab valija aru hüvedest, mida sa turundad ja seda suurem on see kongruents ja seda rohkem inimesi tuleb sind valima. Lihtne. Nüüd, kus sulavad meie teise maailmasõja järgsed turvagarantiid ja paremäärmused võtavad ühe tugevama haarde üle meie kogukondade, peame võtma iga võimaluse, et progressiivsed sõnumid jooksid meie inimesteni formaadis, kus nad on lihtsasti mõistetavad. Kindlasti on tore olla ülidetailne ja täpsustada, kus iganes võimalik, aga see on iseendale pai tegemine, see ei tõsta kongruentsi. Lõpetuseks tahan mainida, et see ei ole kindlalt ainus viis mõjutada seda valimissuhet ja on sadu erinevaid viisi, kuidas leida rohkem valijaid, kuid ma usun, et kongruentsi ehitamine läbi lihtsa, loogilise, rahvale suunatud kommunikatsiooni on alustala kõigele muule. See oli tsükkel.